Tere mu kuulajad, tere tulemast tagasi mu kanalile ja see on siis järjekordne kaardi lugemiskanaldus video 3 erineva grupiga, nagu te näete. Ja mina olen Janne, ma olen holistiline tervendaja, hobi korras loen ka kaarte, sest et ma olen puhas kanal, olles siis sisemises kaksikhinge liidus. Ja olengi ka kaksikhinge alkeemik, kursuste, koolituste autor ja homoöpaat. Ilma siis pikema juhatuseta, pikema sissejuhatuseta ma asukski siis nende kolme grupi valiku juurde, et vali siis kas numbri järgi või kivi järgi, kuidas iganes tunned siis intuitiivset tunnetust. See kivi peaks olema, see on mägikristall, see peaks olema, kas ta on sodaliit, ma ei ole päris kindel, võib-olla kui sa tead, võid panna kommentaaridesse, ühesõnaga see roheline kivi ja karneool, oranži värvi kivi. Nii et kolme grupi vahel on sul valik ja mida me küsime, mida me vaatame, on siis see, et mis on see, mis sa pead praegu teadma? Mis on siis sõnumid sinu kõrgemalt minalt, vaimult, sinu teejuhtidelt, kuidas iganes sa tahad siis neid nimetada. Nii et mis on siis sinu hetke energiad, millele sa võiksid praegu tähelepanu juhtida, mida võib-olla ka tervendada, mida teadvustada. Tervenemine tegelikult on suurem ja suurem joondumine meie hingega, meie kõrgema minaga. Ja selle käigus me siis peamegi lihtsalt teadvustama neid vääruskumusi ja programme, mida meie egomeel ja meie mõistus tahab meile siis jutustada. Ja tea ka seda, et energia muutub kiiresti või aeglaselt, olenevalt sinust endast. Kui sa oled keegi, kes on rohkem avatud südamega, inimene, kes on üliväga avatud südamega, ta võib transmuteerida väga kiiresti, paari tunniga, mõne päevaga, mõne asja, mõne haava, mõne keerulise kriisi oma elus, mõne südamevalu, mida teine inimene, kelle süda on suletud, võib teha aastaid, võib isegi terveks eluks jääda selle niinimetatud õppetüki sisse kinni. Nii et see kõik oleneb sinust, kui kiiresti sa lased lahti kõigest sellest, mis ei teeni sind enam. Kui kiiresti sa vabastad ego klammerdumised ja lõppude lõpuks see ongi spirituaalne teekond. Nagu ma ütlen oma kursustel, ma soovitan sul leida enda sees selline koht, et kiiresti taastuda, kiiresti lasta lahti eilsetest vimmadest, eilsetest pahameeltest, eilsetest, mis iganes, mis su ego ütleb, et keegi on sulle midagi teinud ja üldse vabaneda sellest duaalsest uskumuste süsteemist, et sina oled ohver ja keegi sulle midagi teeb, et see kõik on väär, see on täielik illusioon, sest tegelikult me oleme kõik loojad ja meie füüsiline väline reaalsus lihtsalt näitab sulle seda, mis toimub sinu sees. Ja kui välises midagi sulle ei meeldi või ei ole nii, nagu sa tegelikult sooviksid, siis see tähendab seda, et on midagi, mida sa ei mõista, on varjuaspektid sinus, mis juhivad ja loovad sinu suhet, sinu reaalsust. Ja spirituaalne teekond ongi siis alateadvuse varjupoole nähtavaks tegemine. Nii, aga esimene grupp, 425, sina valisid siis selle kivi. Panen selle siia kõrvale praegu. Ja vaatame, mis kaardid, mis sõnumid sulle tulid. Austa. Situatsioon laheneb varsti. Kõik hea saab alati otsa, pessimist. Ja kõrgem perspektiiv on vajalik.
Lisaks lisasõnumid veel puhka, rasestumine ja lõvi astroloogiline märk. See on nüüd väga spetsiifiline sõnum, grupp number 1. Kõigepealt üleüldine toon on siin väga positiivne ja üleüldine sõnum sulle, grupp number 1, kes sa valisid selle grupi. Üleüldine sõnum on siis see, et mis iganes stress on sul olnud, mis iganes mure sul on olnud, osadel võib-olla on see seotud siis rasedaks jäämisega, lapse saamise sooviga. Võib-olla on olnud, ma praegu kuulen, raseduse katkemised. Võib-olla on olnud siin on olnud võib-olla soovi rasestuda, aga see ei ole õnnestunud. Ja see on viinud sind mingit laadi, ma ei tahaks öelda depressiooni, pigem siis masendusse. Ja siin on tulnud selline lootusetuse energia sind ümbritsema, sa oled langenud pessimismi, mis on tegelikult lihtsalt hirm ja usu kadu, usu puudus. Et justkui asjad ei õnnestu. Aga vaim küsib sult, et sa austaksid jumalikku korda, jumalikke reegleid. Olla kinni uskumuses, et mina tean paremini kui kogu loomisruum, eks ole, on tegelikult kontroll, on ego ja on illusioon. Sest et absoluutselt kõik, mis meil juhtub või ei juhtu, siis meie reaalsuses see on täpselt nii, see peab olema. Ja see on sügavam austamine, et ju siis asjad peavad praegu nii olema, ju siis asjad pidid nii olema, nagu nad olid. Mitte võidelda reaalsusega. Mis asi on valgustumine? Valgustumine ongi tegelikult absoluutne koostöö sellega, mis on. Ja seda siis nendel momentidel, kus see ei ole lihtne, eks ole. Nendel hetkedel, kui meie valukeha ja meie ego on kõige rohkem aktiveeritud. Aga sulle on kinnitus kõrgemalt poolt, et see situatsioon laheneb, tulevad lahendused. See olukord su elus, kui see ei ole seotud rasestumisega, siis üleüldiselt see, mille peale sa mõtled, mis on tekitanud sinus piinavaid mõtteid või muremõtteid, ongi selleks, et sul avaneks kõrgem perspektiiv. Et sa avarduksid. Kõrgem perspektiiv. Mil iganes me kogeme siis takistusi või kannatust, siis see ongi selleks, et leida kõige kõrgem perspektiiv, mis on meile siis saada. Miks inimesed käivad psühholoogide juures, miks nad käivad terapeutide juures? Terapeudi töö suuresti ongi perspektiivide nihutamine, narratiivide muutmine, kõrgema nägemise pakkumine sulle, sest et kui sina parajasti oled valusas kohas, siis sa oled oma valukehas ja sa ei näe sealt väljapääsu. Ja meie ülesanne ongi siis valgustada suuremat pilti, anda kõrgem perspektiiv, aga mulle tundub, et see on sinuga juba toimumas või toimub ja see olukord küsib sult jätkuvat universumi ja eluvoo, jumaliku juhatuse, jumaliku korra austust. Ja kui sa suudad liikuda sellesse kohta, siis tuleb ka lahendus. Tuleb siis lahendus sinu muredele. Võib-olla sa oled lõvi, võib-olla sinuga seotud inimene on lõvi, võib-olla see on märksõna, et sul on sul siis lõviga tegemist siin, jah? Ja soovitus on tegelikult sul lihtsalt puhata, lõõgastuda ja uskuda, et see lahendus juba on olemas, sa pead lihtsalt laskma sellel liikuda sinu reaalsusesse. Sest tegelikult kõik reaalsused eksisteerivad ühel ajahetkel, aga meie enda nägemuse ja narratiivide piirangud on need, mis ei võimalda meil näha, et tegelikult see lahendus juba on olemas, aga sa pead lihtsalt joonduma selle perspektiiviga, selle elujoonega.
ja see rasestumine, võid mulle kommentaaridesse teada anda, võib-olla see on miski, mida mina praegu ei oskagi kokku lugeda, kokku panna, aga on kuidagi seotud sinu unikaalse situatsiooni või soovide tahtmistega. Võib-olla sul on tulemas siin rasestumine. Ma ei tea, võib-olla sul on dilemma olnud, kas saada praegu laps või mitte, siis see on pigem kinnitus, et jah, takistused kaovad ja sinu soovid saavad lahendatud ja tuleb lihtsalt see pessimism, tuleb lasta sellel minna. Leida usk. See siis oli grupp number 1. Ma loodan, anna mulle kommentaaridesse siis teada, kas resoneerus. Kui see ei olnud sinu grupp, siis lihtsalt vali teine grupp. Aga grupp number 2 valisid selle rohelise kivi. Ja vaatame sinu siis sõnumid siis kõrgemalt minalt, mida sa pead teadma, mis on sinu hetke energiad. Kardab tõrjumist, sensuaalne, kirglik ja tuline, emateemad, eksinud sinuta. Siit on nüüd päris kindlasti tulevad siis suhteteemad, et siin on tegemist siis suhte küsimusega. Kirglik, tuline, sensuaalne, eriarusaamad ehk tingimustesse takerdunud. Ja veel lisasõnumid, teine grupp. Mõistatuslik, armastus, sõnad ja õhk. Siin võib olla siis kinnituseks sulle, kui see grupp resoneerub sinuga, võib olla tegemist siis õhuelemendiga, võib olla tegemist tuleelemendiga. Kirglik ja tuline on siis tugev selline sauade ja tuleenergia, see on kireenergia. Siin võib olla tegemist siis väga kirgliku sidemega, suhtega. Siin võib olla tegemist hingelise sidemega, spirituaalse sidemega. Võib-olla te olete praegu mingit laadi. Kui see on kaksikhing, siis te olete praegu lahus ja see lahusolek ongi sellepärast, et te olete tingimuslikus armastuses, mitte siis päris armastuses. Tegelikult tingimusteta armastus ongi päris armastus ja allapool seda sagedusest tegelikult armastusega tegu ei ole. Kui on tegemist tingimustega, siis see ei ole tegelikult armastus, aga see on protsess, ülestõusuprotsess, et selleni tõusta. Nii et võimalik, et grupp number 2 oled sa kaksikhinge küsimusega praegu siin. Mis ma siit praegu kuulen, näen ja tunnetan? Teil on kommunikatsioonihäire või kommunikatsioonipuudus. Sa oled oma inimesele väga mõistatuslik. Ma arvan, et jah, siin võib olla see, et te olete väga erinevad, võib-olla olete vastandid, võib-olla olete lausa erinevatest rahvustest või rassidest. Ma ei tea, miks ma ütlesin rassidest. Aga sa mõjud talle väga mõistatuslikuna. Siin on tegemist armastussidemega ja sinu inimene, ta armastab sind. Aga tema käitumine on sinu jaoks vastandlikke signaale saatev, sellepärast, et ta on siis praegu juhitud oma hirmude poolt. Ja ilmselt lahus olles ta tunneb ja kogeb seda, kuidas ta ei ole oma peateel, kuidas ta ei leia oma kohta, tunneb ennast siis eksinuna, ilma sinuta eksinuna, sina oled ilmselt tema kodu. Aga siin on siis ilmselt teil mõlemil on siis esile tulnud naisenergia, emateemad. Emateemad on seotud
Need on seotud tegelikult meie võimega olla haavatav, võimega olla südameühenduses, võimega usaldada lähedust, usaldada suhet, usaldada intiimsust. Aga kuna siin on siis see tõrjumise hirm, et see ilmselt ongi see ema teema, see on ka tuumhaav, mis ilmselt paneb siin kellegi põgenema. Võib-olla teil oli tüli, mis tuleneb lihtsalt sellest, et teil on erinevad mentaalsed kontseptsioonid ja arusaamised, kuidas see suhe peaks olema, kuidas jätkata, kuidas seda toimima panna. Aga sellegipoolest, nagu sa näed, see kõik on siin lihtsalt tingimused, need kõik on hirmud. Sinu ülesanne on vaadata, kuidas sa saaksid paremini ja selgemini kommunikeerida, et siin on oluline rõhk on sõnadel ja sõnade hoolikal valimisel, sest et kui sa niigi oled tema jaoks arusaamatu, sest et te olete nii erinevad, et ilmselt on siin tegemist sellise yin ja yang polaarsusega, mees ja naise energia polaarsusega, kuhu on sisse kirjutatud tegelikult konflikt, kuhu on sisse kirjutatud üksteisest mööda rääkimine või erinevad arusaamised. See ei tähenda seda, et siin armastust ei oleks, eks ole. Armastus ületab duaalsuse, armastus ületab kõik tingimused, armastus ületab erimeelsused ja takistused tee peal. Ja ilmselt see ongi see meeldetuletus sulle, sest ka sina kuulaja oled siin nendes tingimustes, sa vaatled liiga palju neid takistusi, sa vaatled liiga palju, mida ta ütles, mida ta ütlemata jättis, milline ta hääletoon oli, mis signaale ta saatis, aga see ei ole tõde, see on pelgalt 3D illusioon. Tõde on see, et siin on armastus, tõde on see, et tegelikult ta on ilma sinuta eksinud ja need on pelgalt siis meie sellised toimetuleku mehhanismid, mis juhivad seda suhet ja suhtlust praegu. Ja pelgalt selle teadvustamise ja taipamisega saad sa juba liikuda lähemale ühtsusele. Nii et võib-olla sa oled olnud ootel, oled mõelnud, et see sinu inimene võiks sinuga ühendust võtta, aga mulle tuleb sõnum, et ta tahaks, et sa võtad temaga ise ühendust, sest et tema seda sammu praegu mingil põhjusel, võib-olla sellel põhjusel, ei ole võimeline tegema. Ma võtan mõned lisakaardid ka teile, grupp number 2. Mida sa peaksid tegema? Palume veel grupp number 2. Ja, ülempreest Rinna, sul on vaja siis see aeg praegu tugevdab sinu intuitsiooni. Kas või see, et sa tulid seda videot kuulama, see on märk sulle. See suurendab sinu usaldust omaenda südametunde ja intuitsiooni osas ja see olukord teenib sinu intuitsiooni arengut. Võib-olla sa kasutad ise kaarte, oraaklikaarti, tarokaarte, ma ei tea, pendlit, mingisuguseid kanaldusvahendeid, et lasta hirmudel minna ja ühenduda tegelikult tõega. Nii et usalda oma intuitsiooni, et see grupp on suuresti häälestumine 5D-sse ja 3D-l minna laskmine. See oli tagurpidi. Karika 9. See kõneleb ka sellest, et siin võib-olla sul kuulaja on natuke sellist arrogantset hoiakut. Et mulle alati, kui ma vaatan seda karikate 9 klassikalises tarokaardipakis, siis see tundub, et see on selline, ta on küll väga positiivne kaart, aga samas ta võib jätta, kuna teine grupp on väga palju seotud möödarääkimisega, see võib jätta sellise arrogantse ennast täis mulje ja eriti kui sul on siis teine pool, kes niigi on segaduses sinust. Ühtlasi keskenduda sellele, et mis on sinu tegelikult hingesoovid. Ma ei tea, miks see kaardipakk mul tagurpidi läks, on õiget pidi. Ja müntide 10, vau. See suhe on liikumas tõsisemaks.
see side, mille iganes kohta sa küsid, grupp number 2, müntide 10 on tegelikult väga tugev pühendumine. See on abielukaart, see on perekonna loomise kaart, see on perereliikvia kaart, see on külluse kaart. See on kõige tugevam selline maine abielu ja kokkutulemise liidu energia. Keskendu sellele. Ja siis on siin ka soovitus tähistada, et võib-olla minna vastu uutele algustele. Sest ma näen kaardipaki all oli siin narr, jäära energia ja leida rõõmu ja leida siis sellist tähistamise kohta ja ruumi praegusel vaiksel ajal. Et võib-olla kutsu endale külalised või võta ühendust selle inimesega, sest ma tunnen, ta ootab su kõnet, ta ootab su kirja. Et siin on tegelikult see situatsioon on selleks, et sa rohkem häälestuksid enda sees olevale ülempreest rinnale ehk intuitsioonile, jumalikule teadmisele, südame teadmisele, sest see on tegelikult sinu soov, see on ka tema soov, see on armastus ja teil on kaartides tulla kokku, liitu. Ja soovitan hakka kohe praegu tähistama. Leia endas võidukuse ja rõõmu sagedus ja siis sa näed, kuidas see olukord ja see suhe laheneb sul. Nii et tegelikult väga, väga positiivne, väga tugev sõnum, grupp number 2. Nii. Ja grupp number 3. Te valisite selle karneooli oranži. Ja vaatame, mis on sinu sõnumid vaimult, kõrgemalt minalt. Sinu praegused energiat, sinu situatsiooni energiat, mida sa praegu peaksid teadma. Oled valgus minu elus. Olen lukus, enesesabotaaž. Jumalik naisprintsiip. Prioriteedid pole joondunud. Uus inimene ja mängur, mängimine ja mängur. Okei, see jällegi siin kõlab väga kaksikleegilikult. Ma võtan ilmselt teie osas mõned täpsustavad kaardid ka. Need sõnumid ka, delikaatne, sensuaalne, sulgunud, lahusolek ja tasakaalustav. Nii et siin siis on jällegi tegemist mees ja naise energiaga. Aga siin on selline sõnum, et teil on lahusolek sinu inimesest, te olete lahus ja lahusoleku tundub, et see meesenergia pool, kellest sa praegu lahus oled või kelle osas sa pärid, jah, sa oled tema jaoks valgusallikas, aga ta tahab, et sa teaksid, tema ei ole praegu valmis, tema ei ole praegu oma elus sellises kohas, et ta saaks sinuga koos olla. Tema 3D logistilised suhte, elu, situatsioonid ei ole kooskõlas tema südameteekonnaga, siin ei ole prioriteedid joondunud ja lisaks ma näen, et siin on ka sõnum selle kohta, et ta natuke kaldub sellisesse toksilisse maskuliinsusesse, sellisesse ütleme nagu devili energiasse, mängurlikku, mitte pühenduvasse, see on selline lihalik teise tšakra käitumine, see on tegelikult, see võib olla flirt, ma kuulengi praegu flirt, see on puhtalt ego ja teise tšakra pealt välise tunnustuse, valideeringu, võib-olla juhusuhete, kuigi ma ei usu, et ta päris
suhetega siin või suhtesse laskuks, aga minevikus ilmselt on ta olnud liiderlik või kaldunud siis liiderlikkusele. Nii et selles faasis, sellises seisundis sinul ei ole muud teha, kui keskenduda oma isiklikule spirituaalsele enesetervendusteekonnale. Sina kuulaja oled siis naisenergia poolus ja sul on vaja siis liikuda oma südame avanemise, oma jumalikkuse teekonnal. Tervendada ennast, tõusta oma väkke ja ma näen, et sulle on tegelikult hoopis, sul on hingelepingus kirjas, et tuleb uus inimene, võib-olla ta on juba tulnud. Sul on hingeleping kellegi hingesugulasega, kes siin vahepeal tuleb su ellu. Vaatame veel, sellepärast et see sinu tegelik jumalik paariline on liiga kaugel sinust praegu. Jah, teie vahel on sensuaalsust, ta peab sind väga delikaatseks, ta näeb, kuidas sa tasakaalustad teda, et see on selline klassikaline üks on valguse kehastus, teine on varjupooltes, eks ole, et siin on liiga tugev kontrast praegu. Aga sina kuulaja pead endalt küsima, et kus oled sina naiselikkuse haavatud aspektides, sest ei ole võimalik, et sinu jumalik meesprintsiip on toksilises aspektis ja sina oled jumalikus. See ei ole nii, et kui tema on toksilises, oled ka sina kusagil haavades ehk siis ka toksilises energias. Need on kõik meie mentaalsed programmid, mida siis spirituaalne teekond, ülestõusu teekond, me hakkame neid programme väga sageli ka välja oksendama muide, et välja puhastama endast. Aga ta on praegu sulgunud. Nii, vaatame soovitust veel kord sulle, 3. grupp. Liikuda eemale konfliktidest. Ära koorma ennast konfliktsete mõtetega. Õpingud. Üksinda õpingud, oma tegevustega tegelemine, võib-olla sa kirjutad, võib-olla sa pead mingisugust blogi. Siin on praegu, siis ma kuulen, et see on jumalikult korraldatud. See peab nii olema, sest et sina pead üksinda tegelema oma tegevustega. Sul olid siin ootused ehk sinu tingimuslikkus. Ootused siis võib-olla mingid materiaalsed ootused ja kuna sul on need ootused, siis sa nägid seda, kuidas teil andmine, saamine oli täiesti balansist väljas ja ma tunnen, et sinus on sellist ohvri energiasse kaldumist, mis ongi siis see sinu haavatud aspekt, kus sa tunned, et sina muudkui annad ja annad, aga teised ainult võtavad. Aga see on tegelik illusioon, et see ongi siis sellises väärastunud naisenergias olemine. Jumalik naiselikkus on siis tingimusteta iseendale andmine ja seejärel siis alles oleme võimelised teistele andma. Kui sul on ootused teiste suhtes, siis see näitab seda, et sa ei armasta iseennast. Nii, mis on soovitus veel? Jah, see on hingeside. See on möödunud elu side, kui sa usud sellise asju. See on puhas siiras kontakt. Aga siin praegu on, nagu ma ütlesin, see ei ole tasakaalus ja sellepärast praegu peate lahus olema. Et on vaja siis õiglust, on vaja tasakaalu ja vaatame veel lõpetuseks, mis on see uus inimene. Keegi liigub väga jõuliselt sinu suunda, aga ole ettevaatlik, ole teadlik, et see on üsna selline kerge, rohkem selline lõbutsemise suhtlus või suhe. Ise otsustad, kui kaugele sa sellega lähed. See võib olla hamburlõvi äär, see on keegi, kes kindlasti ei taha pühenduda, kes ei otsi suhet, aga kes tõenäoliselt pakub sulle lõbusat aega.
keegi, kes oskab nautida ja kes võib-olla haarab sind kaasa oma seiklustesse. See on keegi vaba ja vallaline, et natuke mulle tundub, et see võib olla selline vihma käest räästa alla. Aga siin ikkagi tekib tugev armumine, vastastikune tugev armumine selle uue inimesega. Aga tea, et see inimene tunneb ennast, ta on poissmees, ta on väga iseseisev. Ja siin on mingi info, mida sa ei tea. Nagu ma ütlesin, natuke ole ettevaatlik, et see on rohkem selline fun suhe, et siit ei tule abielu, siit ei tule pühendumist. Kui ma päris aus sinuga olen, siis sulle antakse siit. See on vihma käest räästa alla kogemus. Jah, sulle tundub, et siit tuleb justkui midagi paremat või õigemat sulle, aga tegelikult universum tahab sulle näidata, lükata sind sügavamalt iseendasse ja näidata, et sa ei saa üle ega ümber iseendast ehk oma kaksikhingest. Ehk sa ei saa jätta arengu mingisuguseid astmeid vahele, sest et ikkagi presenteeritakse sulle see üks ja sama õppetükk, mida kuni sa selle enda sees transmuteerid, eks ole. Ja ma loodan, et saite juhatust, saite selgust, saite meelelahutust. Kui see nii on, andke mulle kommentaarides teada. Mulle meeldib lugeda teie kommentaare ja soovin teile ilusat aasta lõppu, head vana aasta lõppu ja kohtume järgmistes videotes.